Ohoh, päris korralik. Oi, kui suur. No tervitus, August 2, Rabajärv 2. Proovin täna ikka uuesti hinge jäänud rahu. Öösel nägin unes, et olin siin kalal ja vaatasin korraks kõrvale ja kohe kork oli vee all. Vaatame, kas unenägu läheb täna täide või mitte. Seal eemal natukene üks isa pojaga püüavad kala. Ütlesid, et ühe ahvena on saanud, et ka juba 2-3 tundi siin passinud, aga ei ole eriti võttu. Täna on nagu ikka jälle siin tuul. Niisugune natuke pilvine, aga vaatame, mis olukord on. Sain just asjad kõik püügi valmis. Täna tuleb muidugi käsiõngega püük natukene keeruline, sest tuul on jälle teiselt poolt ja peab hakkama kogu aeg seda sättima seda, et ta kaldasse ei ujuks. Paneks siis rõhku rohkem põhjaõngele täna. Panen arvatavasti teise selle oksakülgega põhjaõnge ka sisse ja siis vaatame, mis saama hakkab. Aga vot sellised lood siis, aga midagi, hoidke pöialt ja loodame, et unenägu läheb täide. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, tundub, et mu unenägu läks täide. Esimene võtt käsiõngega. Olemas. Ilus. Ohoh, päris korralik. Oi, kui suur. Ossa, kurat, tuli ära. Mis asi see nüüd oli siis? See oli haug hoopis või? Peab suurema konksu panema siia. Joh, see oli ka ilus ohven või kala, mis iganes ta oli. Aga sai minema. Nii, siit moraal. Tuleb panna suurem konks. Eile just panin väiksema, tundus liiga suur ja nüüd sain kohe vasta näppe jälle. Nii, aga täna siis kala liigub ja tundub, et rohkem kalda ääres on. Okei, natukene mõtlen ja siis panen vist ikka suurema konksu sellele. No nii, täna ei ole minu päev. Kõigepealt rullil look pooleks. Okei, see selleks. Kuidagi käega hoides saan kerida ja visata. Nüüd jäi konks põhja kinni. Kork ilusti ulvib seal, tamiil läks katki. Konks on põhjas kinni ja kork on seal nüüd mälestuseks. Ma ei hakka nüüd selle pärast vette ka ronima, et seda sealt ära tuua. Aga läinud ta on igastahes nüüd, jah. Vot sellised lood siis. Mõtlengi, mis ma nüüd teen, et kas ma teen sellest käsiõngest lihtkäsiõnge või panen uue rakenduse otsa ja proovin ikka selle katkise rulliga kuidagi veel täna ära püüda ja siis saab sellele kodus uue rulli panna. Igastahes täna on mingi käkk. Täielik õnnetuste laine. Aga no selge, ma vaatan, nuputan natukene ja proovime edasi. Põhjakat igastahes täna ei taha keegi. Nii, nüüd on asjad ümber aretatud, nüüd ma ei saagi aru, kas on kala otsas või ei ole. Kork on kadunud ja on olemas. Ja jälle tuli ära. Mis värk on täna? Koos konksuga. See oli auk, kurat jälle. Ei ole võimalik täna, mis asi toimub. Mis kuradi ebaõnne päev see on? Ja ongi katki, kas see oli auk siis jälle või? Joh, ei tea. Mis toimub täna? Ma ei hakka nüüd siia küll lipsu panema selle pärast. Aga midagi, jälle uus konks otsa ja ma ei tea, täna on mingi õnnetuste rada siin. Okei, jätkame. Põhjaõng number 2 korraks tirtsutas, aga tamiil on lõtv. Nii et kaugemale ta ei uju, aga ja arvatavasti otsas ei ole, aga igaks juhuks kontrollime, äkki on kalda pool ujunud siis.
ei ole midagi. Nii, tundub, et vist on proovinud küll, jah. Pei läheb tagasi. Aga tundub, et täna tuleb ka nullipäev. Ja uus ise, igasugused toredad rabataimed võtavad tamiili enda külge hästi. Väga omapärane järv igastahes, jah. Nii, ma arvan, et ma mingi tunnikese veel olen siin, siis vist on jälle vaja asjad kokku panna ja minema minna. Tuul on ka nagu huvitav. Vahepeal puhub nii, et viib sokid jalast ära ja siis on jälle täielik peegelsile järv, nii et saa siis aru. No nii, hakkan vist tänaseks lõpetama. Pole vist rohkem mõtet passida siin. Kuidas siis päeva kokku võtame? Hakkame siis otsast pihta. Käsiõngega üks võtt, ilus ahven oli otsas. Aga sai konksu otsast minema. Panin käsiõngele suurema konksu, siis jäi rakendus põhja kinni ja tamiil läks katki. Kork jäi veel selle tamiilijupi külge siin hulpima ees, põhjaka rakendusega koukisin, sain selle korgi sealt tamiili küljest lahti, aga kaldasse ei saanud ja hulpis minema. No kuskil seal paremal kaldast on, heal juhul võib-olla leiaks veel üles. No keegi kindlasti leiab. See selleks. Panin siis uue rakenduse otsa suurema konksuga. Praktiliselt kohe tuli uus võtt. Tundus ka midagi kobedamat olevat ja siis käis krõks ja läks koos konksuga. Kahtlustan, et see oli väiksem haug, mis tamiili lihtsalt läbi hammustas. Ahven vaevalt seda teeb. Ja tamiil on ikkagi ahvene jaoks piisavalt tugev, 0,18 peaks vastu pidama küll ja seda oli näha, et see oli nagu ikka läbi hammustatud, et ei olnud sõlm lahti jooksnud, vaid lihtsalt ikka konkreetselt puhas nagu lõike koht oli. No ega midagi, uus konks otsa. Käisin vahepeal seal tagapool püüdmas, siis käis teine krõks ja rullil läks look kinnituskohast katki. See on näha ilusti pooleks. Noh, kuidagi püüda sai sellega ikka, aga rullivahetus on kindlasti vaja teha. Seda vist ei saa parandada ka, kui ainult terve look väljale vahetada. Põhjakat ei tahtnud täna keegi, ei selle spinna otsas olevat ega taga oksa küljes olevat, nii et võta siis kinni, mida see ahven siin tahab või millal tahab või mida ta tahab või miks ta ei taha või ma ei tea. Väga omapärane järv. Täna on jälle hästi kõvad tuulehood siin hiiliti. Ja ühesõnaga ei mitte midagi. Aga teisipäeval põlutan siis kodukanti, nädal aega on puhkust plaanis. Vaatan oma põhikohad üle. Äkki on seal midagi liigutama hakanud. Vot nii siis. Aga ega midagi. Sulle aitäh, et vaatasid. Hoia siis pöialt, et puhkusaeg kala tuleks, et oleks midagi näidata. Ja näeme järgmine kord. Tšau!